Alustuseks siis minu nimi Taavi Liiv, ettevõtte Tulitech ja täna räägime siis Simple BIM-i tarkvara võimalustest natukene põhjalikumalt, et anda ülevaadet, mis tarkvaraga üleüldse tegemist on. Ja ma võtan selle Simple BIM-i siia lahti. Mul on siin üks mudel ka sisse toodud, mis paljude jaoks on tuttav. Võtsin selle lihtsalt, laadisin riigihangete registrist alla sellel põhjusel, et see peaks olema suhteliselt hea kvaliteediga mudel ja paljude jaoks on see ilmselt lihtsalt tuttav. Mõne sõnaga Simple BIM-i tarkvarast. See on loodud soomlaste poolt. Selle loojad on töötanud IFC failiformaadi väljatöötamise töörühmas aastaid ja mingisugusel hetkel tekkis neil tunne, et nad soovivad teha siis enda IFC faili lugemise ja antud juhul siis ka tegelikult redigeerimise tarkvara. Ja Simple BIM-il iseenesest on tal olemas kõik tavapärase vaaturi funktsioonid, tal on olemas mudelite kokkutõstmine, mudelite kokkutõstmine, kõikvõimalikud mõõtmise võimalused, erinevate lõigete tegemise võimalused ja selles osas ta ei erine tavalisest vaaturtarkvarast eriti palju. On olemas ka IFC puuvaatur ja siis ka atribuutide aken. Küll aga on siin olemas lisavõimalused seda vaadeldavat IFC-d mõnevõrra muuta, siia infot lisada, lasta siis programmil arvutada siia mingisuguseid mahtusid juurde näiteks. Ja hilisemas faasis siis seda redigeeritud või muudetud IFC-d ka eksportida, et see on üks selline funktsionaalsus, mida teistel tarkvaradel paljuski ei tea olevat. Ja ütleme, et selles tarkvaras ongi eelkõige rõhk selle mudeli infosisul või see on nagu sellises usus disainitud. Ja see nende soomlaste nii-öelda mõte ongi see või ka hüüdlause, et make your BIM normal ehk et sa saad seda mudelit siis vastavalt enda vajadustele natukene kohendada. Et projekteerija ei ole võimeline tegema sellist mudelit, mis vastaks eelarvestaja soovile, mis vastaks energiaanalüüsija soovile, mis vastaks tellija soovile. Igalühel on seal kas vaja teda kuidagi ringi grupeerida, ringi klassifitseerida või sinna hoopis mingisugust oma infot kas siis sealt välja lugeda või sinna lisada. Ja lisaks on siis võimalik seda mudelit mingisuguste reeglite järgi kontrollida ja seda mudelit siis ütleme nii, et laiali tõsta. Lihtsalt niisugune väike näide selles osas, et ütleme, et ma tahan seda mudelit kasutada, aga mul neid elemente siin vaja ei ole, siis ma võtangi, tõstan nad siia kõrvalaknasse. Neid mul hiljem IFC ekspordiga või mahtude võtmisega kaasa näiteks ei tule. Teisest küljest jällegi võib-olla tahangi üleüldse kellegile saata ainult seinte mudeli, mida alltöövõtja võiks ainult seinte linna pakkumise teha. Võib-olla nõme näide, aga siis ma saan sellest seintest siia seinad eraldi tükiks teha ja need eraldi IFC-na
eksportida. Ja samuti on võimalik, ma võtan küll sammu tagasi, aga ütleme, et siis ka kogu seda mudelit korraga eksportida Excelisse. Ma siin teen. Ja nüüd tekkis siia siis võib-olla küll natukene selline hoomamatu tabel, aga sisuliselt näiteks talade puhul iga tala, mis mudelis on, igale talal on oma rida ja iga atribuut, mis selle tala kohta käib, sellel on oma veerg. Ütlen küll kohe ära, et sellest või nii-öelda mahtude väljavõtmise jaoks on ka siin üks natukene teistsugune viis, kuidas seda Excelisse eksportida, aga lihtsalt see printsiip, et tegelikult siin selle mudeli taga on olemas andmebaas, mis on siis võimalik kuvada erinevatel viisidel. Et ühesõnaga üks rida on siis üks tala kusagil siin mudelis ja iga siis veerg on üks atribuut ehk et näiteks siin see name on siin tabelis seesama name. Kui projekteerija ei ole nüüd määranud üldse nimetust, siis seda ei kuvata ka seal? Siis seda ei kuvata, et see nimetus peab olema määratud. Tõsi on see, et kui nüüd me räägime siin mingisugusest eelarvestamise protsessist, siis on võimalik niimoodi, et kui sa soovid seda elementi kuidagi enda vajaduste järgi grupeerida, siis sa võid selle nime siin näiteks lihtsalt üle kirjutada enda jaoks või siis koondada mingisugused sinu poolt välja valitud elemendid mingisugusesse gruppi, mis jääb sulle meelde, et ütleme, või jääb programmile meelde. Et kui ma lisan siia grupi minu talad T1 näiteks, siis ja ma soovin, siin on üldse talasid kuidagi arhitektuurses mudelis ilmselt ei olegi, neid ei peagi liiga palju olema, et näiteks need konkreetsed talad soovin ma enda siia kuskile gruppi panna, et hiljem neid meelde jätta või selle nimetuse järgi neid tabelisse panna, siis on neid võimalik siin nagu eraldada nii reeglite põhiselt kui ka siis sikutades siia lihtsalt. Või teine variant, et ma tahan selle üle kirjutada siin mõne parameetri väärtuse, et minu tala 1. Ja siis see siia faili meelde jääb ja seda on siis võimalik eksportida. Muidugi selles mõttes projekteeritud mudelit meelevaldselt üle kirjutada kindlasti ei tohi ja siis võib-olla veel kusagile kellelegi edasi saata, et see peab olema ikkagi nagu kontrollitud tegevus, aga see annab paindlikkuse võimaluse näiteks eelarvefaasis siis vastavalt enda soovile neid mudeli elemente grupeerida teisiti, kui need võib-olla projekteerija poolt grupeeritud on. Et selline temaatika. Millest ma nüüd sattusin siin mahuarvestuste peale kohe, millest ma veel rääkida tahtsin, on see, et mis on SimpleBIM-is võib-olla teistmoodi kui teistes vaaturtarkvarades. Atribuutide kuvamise viis on siin mõnevõrra teistsugune, et kui tavaliselt on siin property setide järgi, nagu siin ka on, siis on siin võimalik valida ka näiteks siis selle elemendi
väärtuse tüübi järgi ehk et pikkuse mõõdud on mul siin eraldi grupeeritud, teksti mõõdud eraldi. Vahel on siin ka mingisugused mahu mõõdud eraldi, et neid kuidagi nagu otsima ei peaks. Või teine variant, kui töötame atribuutide kogumite property setidega ja mind huvitab näiteks ainult see ehituskonstruktsioonide property set alati, siis ma saan selle siit selles mõttes isoleerida nii, et alati, kui ma tala peale klõpsan, siis ta näitab mulle ainult neid atribuute, et ma ei pea siin surfama mingisuguses metsikus inforägastikus. Et see kuvamise viis vahel võib olla abiks. Ja teine erinevus teistest vaaturtarkvaradest on see, et kui ma võtan nüüd, teen aktiivseks näiteks kõik 117 ust, mis mul siin on, siis SimpleBeami kuvamise viis on selline, et ta näitab siin kõikide uste või nii-öelda kõikide valikus olevate elementide ehk antud juhul uste atribuutide väärtuseid korraga ehk et ta grupeerib need ära, et ma näen siit hetkega, et nimetuse järgi on mul 90 siseust ja 3 nimega välisust ja siis veel välisuks. Mis asi Framoviga? Ja. Okei. Et seda suhteliselt nagu sihuke lihtne vahend, aga võib vahel abiks olla. Ja kui ma tahan nüüd veel siin näiteks nimetuse järgi kuidagi tekitada veel mingisuguse sortimise, et näiteks mingit graafikut, okei, seda panen isegi, et 90 tükki on siin, aga samamoodi saab ka pindala järgi tekitada siia näiteks laiuse. See ei olegi hea parameeter. Kokku näiteks siseuste kõrgust. Okei, kõrgus ei ole hea, aga pindala puhul näiteks, kui oleks pindala olemas, siis on siin võimalik lihtsalt niimoodi summeerida, et kiiret ülevaadet saada. Ja kui nüüd antud nii-öelda väärtust, mida me otsime, ei leia siit projekteerija poolt ette antud mahtudest, siis on SimpleBeamis olemas niisugune nupp Calculate Base Quantities, mis arvutab siis mudeli elementide geomeetriast tulenevalt mahud. Ja kui ma nüüd ei eksi, siis nüüd nendele samadele ustele, mida me siin enne vaatlesime, vaatame siit sama. Tekkisid pindala väärtused ka külge. Et need siis luges tarkvara ise sellest mudelist välja ja genereeris siia. Vastasel korral oleks pidanud neid hakkama Excelis arvutama. Et nii palju baasfunktsionaalsusest. Ma näitan pärastpoole veel mõningaid mahuarvutuse võimalusi, aga ma tahtsin veel järjekorras minna ja näidata ära, et ka selle, et SimpleBeam võimaldab ka valideerida nii-öelda infosisu nõuete täitmist. Et kas siin avatäidetel, uste puhul avatäidete property setis on kõik elementidel nimetused ja vajalikud parameetrid küljes või ei ole. Et selles mõttes ükshaaval neid siin kuidagi läbi käia on mõeldamatult suur töö, mistõttu peab seda kuidagi automatiseerima. Et ma ei jõua kõike läbi käia, et kas sellel
avatäitel on nüüd kõik väärtused olemas, siin ma näen, et tegelikult ei ole. Selle jaoks on olemas mallid, template'id ja ma olen siin teinud näiteks riigi kinnisvara arhitektuurse mudeli põhiprojekti nõuete valideerimise malli. Rakendan selle. Ja nüüd mul läksid need elemendid roheliseks, millel on nõuded täidetud ja need, millel nõuded täidetud ei ole, need läksid punaseks. Klõpsates siia peale näen ma ära need atribuudid, milles on puudused. Ma näen, et 22 uksel on puudu tähistus. Kui ma nüüd siin esmapilgul vaatan, siis neil on see tähistus puudu lihtsalt sellepärast, et nad on osa klaasfassaadist ja see tähistus on klaasfassaadi küljes ja siinkohal ilmselt reaalset probleemi kui sellist polegi, aga näiteks siin mingisuguste siseuste puhul ma ei oska öelda, miks näiteks neid ei ole. Ilmselt on ka siin mingisugune põhjendus. Ma ei ole ka kaaskirja kahjuks lugenud tegelikult sellel. Võib-olla on kaaskirjas kirjas, miks on. Aga ühesõnaga tõi programm meie jaoks välja siis selle, kas vajalikud atribuudid on olemas või ei ole. Et see on võib-olla pigem siin projekteerijatele ja BIM koordinaatorite jaoks vajalik funktsionaalsus. Ma küsiks selle täpsustuse. Jaa, kuulen väga hästi. Kas oled täheldanud seda, et kas see mall tekitab probleeme, kui selles infosisus on enne infosisu tühik? Et ma olen sarnase infomalli ühes teises tarkvaras teinud ja olen täheldanud seda, et kui infosisu alguses on sattunud sinna ekslik tühik, siis see mall ei tööta, et kas oled midagi sellist täheldanud? Ja, siis on see, et siis tuleb seda malli nagu modifitseerida vastavalt sellele projektile, et see on teema, jah. Okay. See on probleem. Aga ta suudab nii-öelda infosisu lugeda, kui on ees tühik, et ta saab ikkagi selle kätte või? Ja, siis tuleb lihtsalt reeglisse sinna sellele nii-öelda nimetusele see tühik lisada, jah? Ei, ma mõtlen mitte nagu selle property seti nimetus, mitte 01 nimetus, vaid klaasi ees on tühik ja sel juhul ei saa seda infot nagu kätte, sest et seal on tühik ees ja programm mingil põhjusel nagu rumalaks. Väärtuse puhul ma ei ole seda täheldanud. Okay. Ei ole see konkreetne näide, mis ma nii-öelda praegu jutustan, on see, et Solibris ja mina praegu olen ainult lahenduse leidnud see, et ma võtan selle IRC lahti ja kaotan need tühikud sealt ära ja siis töötab laitmatult. Võiksime pärast poole proovida võib-olla korra. Ma põhimõtteliselt võin sulle jagada ka seda. Ei, me võime teha vastupidi, et ma jagan sulle ühte mudelit, kus on tühikud ja sa vaatad, kas tekitab probleeme või mitte. Võime niipidi ka teha. Okay. Võime niipidi ka teha, jah. Aitäh. Aga palun. Et see on nüüd valideerimise poole pealt veel ja kui ma nüüd siit leian tegelikult mingisuguse probleemse osa või küsimuse, siis tegelikult on võimalik siin nagu ka igas teises vaatul tarkvaras siis need elemendid võtta valikusse ja teha siin siis nii-öelda PCF-i märkus. Palun nende uste infosisu üle vaadata. Ja salvestada PCF-i märkusena, salvestada see PCF-i fail omale.
salvestada see BCF-i fail endale ja saata kellelegi või siis üle kuidagi pilverakenduse seda infot või tagasisidet projekteerijale anda. Et ka see võimalus on olemas. Ja sellist lahendust iseenesest kasutab Norra siis riigi kinnisvara organisatsioon, et nad saavad mingisuguse IFC ja siis just nimelt info poole valideerimiseks kasutavad sarnaselt SimpleBIM-i tarkvara. Et üks selline näide maailmast. Kuigi nad ka tõid välja selle, et geomeetria kontrolli puhul kasutavad nad Solibri tarkvara ehk et SimpleBIM on eelkõige nagu info suunitud. Selline väike vahelepõige. Järgmise teemana ma võtaksin ette ühe torude mudeli ja näiteks, kuidasmoodi siis on võimalik torumahtusid saada kiirelt ja lihtsalt tabelisse ventilatsioonimudeli näitel. Avan selle mudeli SimpleBIM-iga, ta hetke mõtleb mul. Nii, kohe tekib. No. Siin on mul nüüd üks kütteventilatsiooni näidismudel ja sellel mudelil ütleme, et kui me soovime, kustutan siit alt need lahtrid ära. Ja kui me soovime siit nüüd infot välja trükkida, näiteks toru mahtusid, siis nagu te ilmselt kõik teate, IFC-s või mudelis torud on tähistatud flow segmentitena. Ehk et me soovime nende osade mahtusid saada. Selleks tuleb lihtsalt flow segmentid sikutada siia table aknasse. Siia tekkis selline olukord, et taaskord iga toru kohta on olemas üks rida. Võime siin isegi vaadelda. Kui ma klõpsan toru peale, siis iga toru kohta on üks rida olemas. Ja sisuliselt on mul siin all olemas juba tuttav Exceli tabel, aga kuna neid ridasid on siin hästi palju, siis on nad vaja ilmselt kuidagimoodi grupeerida. Grupeerimine SimpleBIM-is käib lihtsalt niimoodi, et sa valid välja siit selle parameetri, mille järgi sa grupeerida saad või soovid. Antud juhul see description tundub loogiline. Duct tähendab mudelis ventilatsioonitoru ja pipe tähendab siis mingisugust kütte või veetoru. Prooviks esialgu selle järgi grupeerida. Nii. Ja nüüd juhtus niimoodi, et ventilatsioonitorud läksid roheliseks, kütte tagasivoolutoru läks siniseks ja kütte pealevoolutoru läks hoopiski lillat värvi. Ütleme, et me antud juhul neid küttetorusid tegelikult isegi
tahagi siin näha, ma kustutan need ka siit tabelist ära, töötame edasi ventilatsioonitorudega. Ja nüüd on mul nad küll eraldatud, aga ilmselt on vaja neid veel kuidagi grupeerida. Sellepärast, et ilmselt on see grupeerimise alus siis suurus või läbimõõt. Sellepärast, et erinevad torud on erineva ühikhinnaga. Nii, nüüd selgub, et 3 torul läbimõõti pole. No ma arvan, et sellest me võime praegu mööda vaadata. 100-seid torusid on 165 tükki, kõige rohkem on 125 tükki 125-seid torusid. Tüki arv meid ka tegelikult antud juhul väga ei huvita. Meid huvitab pikkus. Ma näen, et siin on pikkuse väärtus olemas. Tõstan selle pikkuse ka siia ettepoole meil kuskil, et oleks meil silma all. Ja korraks võtan siit need grupeerimised maha ja kontrollin lihtsalt seda, et kas pikkuse väärtus kõikidel elementidel on olemas. Siin on mingisugune pihutäis elemente, mille pikkus on 1 millimeeter, aga need ongi mingisugused kilakad, mis on mudeldamise tehniliselt lihtsalt tekivad, aga need siis pikkusena palju mõju ei oma. Ja teistpidi kõige pikem toru on siin see toru. Et lihtsalt veendun selles, et kõik väljad on täidetud, et siin ei ole tühjasid väljasid. Ja nüüd grupeerin taas descriptioni järgi, suuruse järgi ja selle sama pikkuse siit sellest märgist summeerin. Ja mul on väga selgelt olemas, et siin on nii palju toru. Praegu on ta veel millimeetrites. See on ka nüüd natukene tülikas. Selle jaoks aitab SimpleBeami template. Minul on endal tehtud siukene template mõõdud meetriteks ja isegi kui IFC-s on millimeetritena defineeritud, mis on ja mis peabki nii olema, siis antud juhul ma vajutasin valet template'i vist. Vajutasin valet template'i, võtame siit mõõdud meetriteks. Nii, näete, nüüd tekkisid meetrid siia. No. Nüüd tekkisid siia meetrid, aga nüüd juhtus midagi. Ahhaa. Ja nüüd on ka iga toru nii-öelda ristlõike kohta näha, et see sama 125 toru, mida oli kõige rohkem, seda on siis 1,6 kilomeetrit antud juhul. Ja kogu see asi on tegelikult ju tarvis saada Excelisse. Lõpsates Exceli nuppu, siin on siis toru pikkuste eksport. Ja sarnaselt Exceli pivot table süsteemile ta siis ka Excelisse jooksis. Ma võtan siit selle sama Exceli ekspordi faili ka lahti. Selliselt see süsteem töötab. Suhteliselt lihtsalt drag and drop'iga on võimalik siis mahtusid kätte saada torude puhul. Ja ütleme näiteks, et ma võtan siit uuesti need torud ja mind tegelikult nüüd hakkas järsku huvitama see, et ainult selle osa torude maht, kui palju see on. Nii, ma sikutan ta siia
ja nüüd juhtus nii, et nüüd tekkisid siia tabelisse siis ainult need torud, milled ma siia valisin. Võime seda siis ka teistpidi näidata, et ainult nende torude maht. Et on suhteliselt lihtsalt võimalik ka mingisuguse etapi või mingisuguse meelevaldse osa mahtu kätte saada. Või siis, nagu ma ennem ka näitasin, et äkki siis ka üldse kuskile gruppi see panna, et minu torude töömaht. Ja panen sellise gruppi ja kui ma nüüd selle faili endale salvestan või siis IFC-na ekspordin, siis see grupp sisuliselt jookseb kaasa ka edaspidiseks teadmiseks. Ja selle nii-öelda tabeli ülesehituse, mille ma siia tegin, ka selle saan ma siin tööruumina salvestada ja kui ma järgmine kord avan sarnase ülesehitusega mudeli, mille ma kõigepealt description'i järgi grupeerida tahan ja siis suuruse järgi, siis on mul see ülesehitus juba olemas ja kui see mudeli struktuur päriselt ei vasta sellele, siis tuleb lihtsalt seda natukene võib-olla ringi teha. Võib-olla tuleb hoopis pikkuse asemel summeerida väärtus length või midagi seesugust. Äkki küsimusi vahepeal? Tundub, et mitte. Sellel juhul ma panengi selle mudeli siit praegu kinni ja vaatleksime korraks siis natukene teist tüüpi mahtusid ja selleks on konstruktsiooni osa mahud ja konstruktsiooni, eriti siin näiteks kolmekihiliste elementide puhul. Sisuliselt neid elemente on samamoodi võimalik tabelisse sikutada nagu ka torupikkused ja siis summeerida pindalasid, aga tavaliselt on küsimärk see, et millist pindala minul täpselt vaja on, ütleme, kui eelarvestamisest räägime. Siin on näiteks üks selline element, mis on sellise veidra kujuga. Ja kui ma nüüd võtan siit projekteerija poolt antud mahud, siis küsimus on see, et mis mahtu ma siin arvestama peaksin. Siin on olemas küll area bottom, area side, aga kas see on nüüd siis, milline side area see siis või küljepindala antud juhul olla võiks, et kas see on see, mida mul eelarvesse vaja on või mitte. Nüüd siin antud juhul, nagu ma ennem rääkisin, on SimpleBIMil selline võimalus, et on võimalik arvutada baasmahud. Ja tegelikult on võimalik lasta arvutada tal ka mitmekihiliste elementide siis shadow area ehk et justkui kogu selle tüki pindala, neto ja bruto, mitte ainult siis üksikute tükkide pindala, sellepärast paneeli eest tõenäoliselt makstakse mitte selle välise pindala eest, vaid ikkagi kogu see tükk. Ja ma jooksutasin siin selle SimpleBIMi mahtude arvutamise reegli ja SimpleBIM arvutas mulle siia sellised mahud juurde. Et shadow area gross on 15,5 ja shadow area net 13,83. Et jah, antud juhul muidugi see area side on selles mõttes tulnud projekteerimistarkvarast korrektne, aga jällegi brutopinda kui sellist
mul mudelist muidu jälle kuskilt võtta ei olnud. Ühesõnaga, selle osa infost on võimeline siis tarkvara ise siia külge arvutama. Ja kui me vaatame neid tükke nüüd siin ükshaaval, siis selle tüki küljepindala projekteeri andmetel 12,7, Simple Beamil 12,6 on arvutanud ja brutopindalaks siis 13,82 ehk et siit on nüüd siis võimalik ka brutopindala kätte saada. Ja selle soojustuse kihi puhul projekteerija on andnud 13 ruutu, mis on siis ilmselt netopind, area largest surface neto, suurima külje pindala 12,92, mis on siis nagu sama väärtus kui see, aga brutopindala on siis lisaks tekkinud sinna. Ja sisemise kihiga selles mõttes sarnaselt. Et see baasmahtude arvutamine ja siis ka baasmahtude arvutamine, sealhulgas siis need varjupindalad või projektsioonipindalad on üks Simple Beami sihuke eripära või natuke nagu see, millele on nad rõhku pannud. Selle kohta äkki mingisuguseid küsimusi? Mis käsk see oli? Sellega on nüüd niimoodi, et calculate base quantities on see, mis lihtsalt mahuarvutuse käima paneb. Aga ma ei oska teile öelda, miks see nii on, aga seda shadow area't või projektsioonipindala saab millegi pärast ainult template'iga jooksutada. Selle jaoks on mul tehtud siin niisugune template nagu arvuta projektsioonipinnad, et kui kellelgi on soov seda kasutada, siis kirjutage mulle, ma saadan selle template'i teile või selle malli teile selles mõttes katsetamiseks. Ilmselt on see sellepärast nii, et see on antud nagu, see on suhteliselt värske funktsioon ja see on antud siin katsetamiseks neile siis, kes nagu teavad, et see on veel katsetuse versioon, et selles osas peab kindlasti nagu ise ka valvas olema, nagu alati mudelist mahtude arvustamisega. Aga igal juhul selle projektsioonipindade template'i võin saata teile. Ja need küsimine vahele võib, et kui see calculate toimub alla, et kui see base quantities panen, siis ta viskab tegelikult siin report vieweris mulle ette siin 3755 object process, et kas siin on kuidagi see üksik select tuleb ka kuidagi võtta? Ei, ta selles mõttes arvutabki kõikidele korraga, et tegelikult jah, tal üksikutelt ei olegi võimalik, jah. Okei. Et seal on... No see põhimõtteliselt ta teeb selle projekti siseselt, et kui ma siin Excelisse eksportima hakkab, siis ta viskas tegelikult kõik eraldi siitidele sinna, mis nagu öelda kopeeris ise automaatselt midagi ära. Ei, kui sa Excelisse paned, siis, aga tõmbame siin paar tükki Excelisse, siis ma näitan. Et siis ta tekitab lihtsalt ühe selle veeru nagu juurde, Simple Beam Quantity. Võtame kogu selle, ütleme 4 elementi. Et nüüd on siin siis need olemasolevad mahud ja siis samat moodi area shadow net näiteks või area shadow cross on siin siis eraldi väljana. Kas see oli see, mida sa mõtlesid? Jah, põhimõtteliselt sellest oli, jah. Et seda valikut saab
saab siin katsetada, et võime siin võtta näiteks kõrvale ka siis. Kui isolate panna, siis põhimõtteliselt ainult see vaatesse ja siis, kui ma siit seda nüüd eraldi tahan eksportida, siis on see võimalik kuidagi? Sa mõtled ainult neid tükke või ainult seda tabelit? Ei, aga siis lähebki siit lihtsalt export Excel ja siis lähebki ainult need, mis valitud on. Ja siis lähevadki ainult need, mis valitud, jah. Okay. Või siis, kui sa soovid eksportida ka need elemendid millegi pärast kaasa, siis sikutad need siia included aknasse ja paned export Excel. Ei, vabandust, export IFC. Ja siis lähevad 4 tükki ainult IFC-na kaasa või IFC-na välja. Aga siis läheb juba kaasa ka, aga tegelikult võimegi ka nii teha, et ma võtan siit need seinapaneelid ja võtan hoopis teise vaatoriga lahti, vabavaralise vaatoriga. Et siis, kuidas see siis vabavaralises vaatoris välja näeb, on see, et siin on lihtsalt üks atribuutide kogum juures. Nii, kas kellelgi veel mõtteid, küsimusi? Tundub, et sellega vist praegu... Mul üks küsimus, et kui nüüd sa tõmbad nüüd kõik selle objekti näiteks elemendid sinna Excelisse, siis ta ei näita seda shadow areat või? Ei, selles mõttes, et kui sa selle shadow area lased tal alguses juba ära arvutada ja või sa mõtled selle Exceli ekspordiga või? Nojah, näiteks kui ma tõmban sinna included, sinna kogu selle hoone, siis tuleb see Excel tabel, seal siis on valed mahud selles mõttes, et ei ole shadow area või? Ei, selles mõttes, et vaata nüüd, kui ma selle osa näiteks ekspordin siit Excelisse, siis tulevad ikka kaasa. Ta lihtsalt tekitab siia nagu neid inforidasid juurde. Ja need inforead käituvad täpselt samad moodi nagu projekteerija poolt antud inforead selles mõttes irisevas mahu välja võttes. Et see on lihtsalt see, et sul on endal võimalus mingisuguseid nagu endale vajalikke pindalasid siis võib-olla siit valida, et mingitel juhtudel sul on vaja netot, mingitel juhtudel brutot, mingitel juhtudel tahad võib-olla lihtsalt kontrollida. Ja võib-olla hoopis siin mingid perimeetrid ka on kuidagi huvitavad, et mingid puugimahtu või mis iganes arvutada. Okei, ja ma näitan siin ühe teise vahelae mudeli näitel ka veel ühe niisuguse väikse automatiseeringu, mida ka on võimalik suhteliselt lihtsate vahenditega teha. Et antud juhul õõnespaneelide brutopindala on üks niisugune teema, mis vahel on üleval, et kui on mingisugused lõigatud nurkadega paneelid, näituseks selline paneel, et mis siis on see pindala, mida ma pean siin eelarvestama, et ilmselt paneeli tootja küsib mult selle pikkuse korda nimi laiuse jagu raha, aga siin mudelis on olemas näiteks footprint area, mis on siis selle põhjapindala ja sealjuures tihti veel, kui me vaatame põhjapindala, siis siin all on veel niisugune asi nagu faas ja põhjapindala on siis ainult see osa ja see laius justkui jääb siis nagu veel arvestamata. Et sellisel puhul on
on vaja mingisuguseid reegleid tekitada või siis sellise laiusega paneel. Selle laius on 650, kui ta on üle 600, siis tähendab seda, et nimilaiusena paneeli tootja arvestab seda 1200 paneelina või eelarvestajad oskavad kommenteerida, kas on mu mõte kõik õige? Nii on, et jah, et kuidas neid siis arvutada, et üks variant on jah, Excelisse sikutada if käskudega teha, aga siin on SimpleBIM-is on põhimõtteliselt võimalik nende samade template idega neid käske sellele mudelile anda selliselt, et ta kirjutab kohe siia inforidadele siis sisse need väärtused ja siis on võimalik ka kontrollida visuaalselt. Antud juhul on mul tehtud selline käsk, õõnespaneelide brutopindala. Rakendan selle. Ja nüüd ta tegi mulle niimoodi, et 1200 nimilaiusega paneelid pani ühte gruppi, 600 nimilaiusega paneelid teise gruppi. See, mis oli 650, selle pani 1200 gruppi. Ja mul on siin praegu nii, et ma pean ta ühe korra veel rakendama. Ja nüüd on nii, et kõikidele õõnespaneelidele arvutas programm juurde brutopindala ehk siis see on nimilaius korda pikema külje pikkus. Nimilaius on siis kas 1200 või siis 600. See brutolaiuse väärtus on mul siin lihtsalt atribuudina juurde tekitatud. Ja õõnespaneeli nimetus ka 1200 või 600. See antud juhul polegi tegelikult nagu oluline. Ja kui mul nüüd seda kõike on vaja tabelisse saada ja kuna ma olen lasknud need väärtused ise arvutada, siis ma saan seda tabelit ka automatiseerida. See tabeli ülesehitus, mis ma siin ennem sikutasin neid elemente tabelisse ja valisin välja, milliseid tahan summeerida ja mille järgi grupeerida, siis mul on siin olemas niisugune väike automatiseering, et tabel tekib siia ise õõnespaneelide brutopindalaga. Ja see template, ma ei ole teda jõudnud veel liiga palju katsetada, aga selle ma üritasin teha nii universaalseks kui saab, et ta ikkagi enam levinud Reviti ja Tekla mudelite puhul toimiks pigem universaalselt. Et vahel võib olla, et on paneelid kuidagi imelikult nimetatud, et siis ta kohe esimese hooga ei toimi, aga siis tuleb lihtsalt nagu natuke üle vaadata seda malli. Et see on ja siis siit export Excel. Ja sellega seoses nüüd täna hommikul just oli ka minu jaoks üllatus. Tegin SimpleBIM-i lahti ja oli tulnud uuendus. Ja uuenduse käigus üks huvitav funktsioon, mis on tekkinud, mida ma kusagilt mujalt ei tea. Varem oli lihtsalt mõõtmise funktsioon, aga nüüd on siin niisugune lugu, et nendest mõõtudest on võimalik teha IFC objekt ehk et justkui nagu virtuaalne objekt, et kui näiteks mul ei ole siin tala arvestatud, aga ma selle tala pikkuse tahaksin näiteks arvestada, siis siin on niisugune lugu, et ma võtan selle mõõdutööriista teen aktiivseks, siia create object, valin, et ta teeks mulle näiteks tala, posti või üldiselemendi, nimetame näiteks tala, nimeks minu tala. Ja nüüd, kui ma siit mõõdu võtan, siis ta tekitab siia niisuguse elemendi ja see element läheb kaasa. Sel elemendil on olemas küljes pikkuse atribuut, see läks siia talade IFC gruppi. Kui ma selle nüüd IFC-na ekspordin, ka see minu virtuaalne tala läheb sinna kaasa koos pikkuse infoga. Ja tegelikult on võimalik neid nii, üks hetk.
tegelikult on siis võimalik neid virtuaalseid elemente siis siin ka kokku tõsta ja nende pikkust summeerida, et see on nüüd selleks puhuks, kui mudelis ei ole mingisuguseid elemente olemas, et tihti küsitakse seda, et kui tõesti polegi mudeldatud, mis ma siis teen. Ja nüüd, kui ma need näiteks siia, võib-olla teeme parem niimoodi. Nüüd, kui ma need siit samast ekspordin IFC-sse, vahelagi ja võtan siit selle sama mudeli lahti vabavaralise vaatoriga, siis ma eeldan, et peaksid olema need tükid ka siin täitsa olemas. Ma ei ole tegelikult ise ka veel siiamaani kordagi katsetanud seda, et see on päriselt ka esimene kord. Siis on selle tala nii-öelda pikkus siin. Et teoreetiliselt on muidugi siia võimalik juurde panna ka mingisuguseid oma lisatud välju, et ma ei tea, hüpoteetiliselt on see tala mingisugune 400 × 400 betoontala või mis iganes. Kas keegi küsis midagi? Ahaa, siin olid osad osalejad, kellel ma ei olnud lubanud küsimusi küsida. Ma nüüd tegin nad kuuldavaks nähtavaks, et nüüd, kes ennem olid mikrofonid kinni, siis nüüd saab rääkida. Ma nägin, et Silver oli siin ukse taga, et Silveril alati on küsimusi palju. Või kellelgi veel? Nii, aga mis ma veel saaksin näidata, on see, et vahel on vaja meil kogu seda mudelit võib-olla ka natukene ringi klassifitseerida, et on see siis kas mingi enda poolt, nagu ma siin ennem näitasin, enda poolt tehtud gruppide süsteemi jagamine või siis miks mitte ka mudeli elementide sidumine eelarvetabeliga on siin tegelikult täitsa võimalik ja selle jaoks ma siin näiteks toon sisse EVS-i klassifikatsiooni järgse tabeli. See hüppab mul taga on sisuliselt nagu, mis on Exceli tabelis sisse toodud. Ja mul on siin justkui siis nagu eelarveread. Ja siia vahele ma saan siis kõik elemendid justkui ära jagada. Mõtlesin, et kandvad välisseinad monoliitsest betoonist tarindid, monteeritavast betoonist tarindid. No, võtame siit näiteks siis type object, no need kõik on ilmselt monteeritavast betoonist tarindid. Tegelikult isegi võib-olla niimoodi. Ahaa, tegin väikese vea. Tegin väikese vea, aga ütleme, et ma tahan saada siit, on siin välissein kuidagi olemas. Sandwich paneelid näiteks. Ja need sandwich paneelid ma siis kõik siia monteeritavast betoonist tarindisse tõstan. Siin järgmine vahelaed on võib-olla kusagil betoontarindid. No õõnekad tahaks tõenäoliselt
saada sinna. Võin neid siit ka ühekaupa sikutada siia, aga mõistlik on nad ikkagi kuidagi koos valikusse võtta ja selliselt on võimalik need elemendid siia eelarveridade vahel laiali määrida või ära grupeerida siis viisakamalt öeldes, et sellised võimalused on. Hiljem siis tekitada igale elemendile vastava grupi nime järgi automaatselt siis üks atribuut juurde ja selle järgi grupeerida. Siis ka hiljem tabelis. Küsimusi? Nii, aga tundub, et saabki meil tunnikene täis. Ma hästi kiirelt veel näitan seda, et kuskohast saab abi, kui on mingisuguseid küsimusi, simplebim.com support site. Siin on olemas infot, näiteks hästi palju küsitakse seda, et tööriistade puhul calculate base quantities, kuidas moodi ta siis neid mahte arvutab. Siin on päris pikalt põhjalikult seletatud, millist tüüpi elementi, millise reegli järgi arvutatakse. Et see on üks koht, kus kohast infot saab. Ja teine koht, kus on infot tekkima hakanud, on meie Tulipteki YouTube'i kanal. Et siin on ka eestikeelseid simplebimi tutvustavaid videoid olemas. Ilmselt laadime mingisugusel hetkel ka selle tänase vestluse sinna ülesse. Nii, äkki on kellelgi veel mingisuguseid konkreetseid või ka täitsa veel spetsiifilisemaid küsimusi, millele vastust ootasite? Kõik tunduvad väga vaiksed, Tegelikult jah, et ega siin torgin ja siis teistpidi on nagu see probleem on põhimõtteliselt see, et kui siin nagu nii-öelda selekteerida ja nagu järjest kitsamaks minna, et kus see näiteks siuke rupp on, et kus seda nii-öelda algseisu taastab siin näiteks selline asi. Jah, et kus selline nuppukene võiks olla, et ma siin väga süviti juba kuskile sisse kadunud, aga lihtne tagasiminek on ka kuskil olemas. Kas sa mõtled selles tabelis või 3D vaates lihtsalt? Näiteks kasvu 3D vaates jah, et kui siin grupeerid ära jaotud, et või peab jälle uuesti mudeli avama, et see on kõige lihtsam meetod. Ei, 3D vaates on nii, et kui sa teed parema klõpsu, siis tekib siia see, et kas sa lähed tagasi oma selle eelmise see on nagu, see töötab ainult sellele 3D vaatele või siis teine variant on see, et selle silmamärgiga toob kõik objektid tagasi. Ja teistpidi, kui sa tahad midagi ära peita, siis siin samat moodi saad teha aktiivseks, siis parem klõps ja siis on võimalik, et kas siis selle elemendi sa nagu isoleerid või siis hoopiski teistpidi peidad ära. Et selles mõttes see funktsionaalsus on sarnane nagu enamustel teistel vaaturtarkvaradel. Aga nüüd, kui see asi ka, kuhu ma nüüd sattusin, on see, et kui ma kogu selle objekti tõstsin sinna excluded aknasse, mis seal all on, et siis tegelikult jäi mul vaade tühjaks, aga ma tõstsin selle juba aega tagasi ära, et kuidas ma selle nagu põhivaatesse tagasi tõstetud saan. Ei, aga siis, vaata, no ma tõstan siit mõne siia excludedisse, siis on niimoodi, et lihtsalt klõpsad topelt klõpsu vasakuga sinna excludedi akna peale, siis tuleb see excluded aken sulle nagu siia ette, et need siin oma vahel hüppavad.
Okei, nii. Ja siis, kui ma tahan, siis ma lihtsalt tõstan siit excluded'ist aktiivseks ja tõstan ta lihtsalt siia tagasi, et siin see drag ja drop töötab nagu selliselt, et vahel võib-olla ei oskagi nagu nii lihtsalt oodata. Ja ei, selles mõttes küll, see on nüüd küll lihtne, kui ma ütlesin. Või ma ei tea, siin näiteks, ma ei tea, taldmikud tahan välja visata, siis ma ei peagi siit midagi valima, vaid võtab siit puust otse kohe. Taldmikud, põmm ja nii ongi. Või siis just vastupidi, et nad nagu included aknasse tõsta. Saad sa kiirelt nagu võib-olla sellise asjaga teha, et kui nüüd siin taldmikud välja tõstsid, et kui nüüd taldmiku mahtu eksportida, et mis klõpsud sa tegid selleks? Okei, aga ma võtan siis, viskan praegu selle included aknad end tühjaks, tõstan taldmikud siia. Kõige lihtsam on seda eksporti teha alati selles export previews, et siis ta võtab ainult need siia nähtavale, mis on nagu kaasa võetud. Okay. Mul on tegelikult nüüd siin see vana tabel veel all, et kui ma nüüd torud siia sikutaksin, siis ta jättis selle tabeli üles ehituse meelde, aga teeme selle footingu. Tõstame kõik footingud, sikutame siia. Mis me tahame? Kantmeetrit tahame kokku saada. Tegelikult ongi nii ja palju rohkem polegi. Siis võib-olla, ma ei tea, bottom surface area, et ma ei tea, mingi aluskile jaoks ka võtta kokku. Betoonimargi järgi võiks ka grupeerida, ei andnud palju tulemust. Ma ei tea, võib-olla laiuse järgi hoopis. Siis ta grupeeris ära, tegelikult vist ei ole sul selle teadmisega midagi peale hakata, aga põhimõtteliselt võimalik. Ja seda saad ka siin drag and dropiga lihtsalt ringi tõsta ja võib-olla siis ka siit mingid asju välja visata. Okay. Et jah, ütleme nii, et siukse põhjalikuma ülevaate saamiseks olen teinud ka nagu siukse päris kasutajatele päris põhjalikke koolitusi, et kuidas moodi neid template'e malle üles seadistada, kuidas mingisuguseid automatiseeringuid teha ja nii edasi. Ei, siin torkides saab ka, ma arvan, kui vähemalt algus on käes, siis selles mõttes on väga hea koolitus praegu. Okay. Aitäh. Ja, et nende mallide template'ide puhul ka, kui on mingid ideid, nagu küsige julgelt, et osad on mul siin siuksed, mida ma jagada saan ja julgen, osad võib-olla oskan lihtsalt suunata. Aga siin on veel funktsioone, aga ma arvan, et ma põhilised asjad sain praegu nagu üle käidud ja ajast mitte palju üle minna, siis mina tänan. Aga kui on kellelgi veel küsimusi, siis mul on siin ka hetk aega, et meil vastata.